Selles audioartiklis keskendun 4 teemale. Räägin läbipõlemise põhjustest, nagu ebaõiglane kohtlemine tööl, suur töökoormus, ebaselge suhtlus, juhi vähene toetus ja ebamõistlik ajaline survestamine. Siis räägin ka läbipõlemise 4 etapist, kuidas neid ära tunda ja ennetada. Seejärel keskendun sellele, millised töötajad ei põle läbi. Ja viimaks, mida võtta juhina ette, et sinu töötajad ei põleks läbi. Head kuulamist! 81 396 tundi. Just nii palju aega veedab enamik meist töötades. Ainus, millele rohkem aega kulub, on magamine. Samas näitas ligi 7500 inimese hulgas läbi viidud uuring, et 23% töötajatest tundis end pidevalt läbi põlenuna ja ligi 44% tundis seda tihti. Need on kurvad numbrid. On levinud arusaam, et läbipõlemine on miski, mis on normaalne ja käib tööeluga kaasas. Kuid läbipõlemine ei jää meist töö juurde maha, vaid tuleb kaasa koju, magamistuppa, laste mänguplatsile, poe sabadesse ja liiklusummikutesse. Töötajad, kes kogevad läbipõlemist, on 2 korda suurema tõenäosusega nõus, et töö võtab nende elust liiga suure aja ning nad ei suuda täita oma kohustusi perekonna ees. Mis on levinuim läbipõlemise põhjus tööl? Ühes suuremas läbipõlemise uuringus leidis Gallup, et kõige levinumaks läbipõlemise põhjuseks oli ebaõiglane kohtlemine tööl, millele järgnesid liiga suur töökoormus, ebaselge suhtlus juhtidega, vähene toetus juhtide poolt ja ebamõistlik ajaline survestamine. Kõigil neil põhjustel, nagu sa aru saad, on üks ühine nimetaja. Inimeste juht. Aga kuidas siis juhina läbipõlemist ära tunda ja oma töötajaid kaitsta? Et seda suuta, peame kõigepealt aru saama, miks läbipõlemine tekib ja kuidas seda ära tunda. Läbipõlemine ei teki kunagi üleöö. Töötaja mõtted, emotsioonid ja teod liiguvad tavaliselt läbi 4 etappi. Esimene faas on mesinädalate faas. Sellesse etappi siseneb inimene üldjuhul siis, kui ta vahetab töökohta või saab uusi põnevaid tööülesandeid. See on nagu abielu algus, mida iseloomustavad energia ja optimism. Töötaja on produktiivne, tal on head tulemused ja ta on kõrgelt motiveeritud. Ta tunneb töö suhtes kirge ja huvi ja töötab entusiastlikult ja põnevusega. Siis on teine faas, mida kutsutakse stressifaasi alguseks. Pärast mesinädalate faasi hakkab töötaja aina rohkem kogema stressi. See ei kesta kogu päeva, kuid üha enam on momente, kus kogetakse närvilisust, pingetunnet, tähtaegade survet, rahutust. Muutused on nii vaimsed kui ka füüsilised. Keskendumisvõime võib olla häiritud, produktiivsus väheneb ja tihti kogetakse väsimust, isegi unetust. 3. läbipõlemise faas on krooniline stressifaas. Siin võivad töötajad tunda, et soovivad vähem suhelda ja eelistavad olla üksi. Oht on muutuda emotsionaalsemaks ja kergemini ärrituda, muutuda konfliktsemaks ja kriitilisemaks ning tunda juba ka ärevust ja viha. Kroonilise stressifaasi emotsioonid võivad tulla ka koju kaasa ning mõjutada suhteid pere ja sõpradega. Ja viimaks 4. ehk läbipõlemise faas. Siin kogeb töötaja enesehinnangu langust, muutub enesekriitiliseks, pessimistlikuks, ebakindlaks, tekib allaandmismeeleolu. Immuunsüsteem nõrgeneb ning inimene võib kogeda peavalusid ja seedetrakti probleeme. Muutusi käitumises võivad märgata ka lähedased. Kui läbipõlemisele tähelepanu ei pöörata ja sellega midagi ette ei võeta, võib see viia ka depressiooni ja ärevushäireteni. Samuti võib töötaja hakata tundma kroonilist vaimset ja füüsilist väsimust, mis ei lase enam töötada. Tuleb välja, et pühendunud töötajad on õnnelikumad. Üks levinumaid ja lihtsamaid läbipõlemise põhjuseid on see, et inimene lihtsalt teeb liiga palju tööd. Gallupi töötajate läbipõlemise statistika näitab, et oluline on see, kui mitu tundi inimene nädalas töötab. Läbipõlemise risk suureneb, kui tööaeg ületab 50 tundi ja tõuseb veelgi, kui see küünib 60 töötunni juurde. Samas ei ole oluline ainult töötundide arv, vaid see, kuidas sa end töötades tunned.
Gallup on uurinud töötajate pühendumust ja leidnud, et tööle pühendunud töötajad on tööl õnnelikumad. Ligi 9 pühendunud töötajat 10 ütleb, et nad tunnevad end tööl olles suure osa aja rõõmsana. Samas kui mittepühendunutest tunneb rõõmu ainult 5 inimest 10. Küsimusele, kui suur mõju on sinu tööl sellele, kui õnnelikuna sa ennast elus üldiselt tunned, vastab 5 pühendunud töötajat 10, et mõju on väga suur. Samas mittepühendunud töötajatest tunneb sedasi vaid 2 inimest 10. Kuidas on see seotud läbipõlemisega? Väga otseselt. Töö ja eraelu on ju omavahel lahutamatult seotud. Mõtle kas või neile tööl veedetud 81 396 tunnile. Mida rohkem rõõmu inimene tööl tunneb ja mida suurem on tema heaolu, seda vähem on tal stressi ja võimalust läbi põleda ning seda paremini tunneb ta end elus üldiselt. Pühendunud töötajad on 2 korda rõõmsamad. Ja siin on nüüd oluline pöörata tähelepanu järgmisele faktile. See, kui pühendunud on personal, sõltub 70% ulatuses inimeste otsesest juhist. Ehk see, mil määral töötajad kogevad elus õnne ja rahulolu, on rohkem juhi teha, kui enamik seda arvata oskab. Peamistel läbipõlemise põhjustel on vähem tegemist raske tööga, vaid rohkem sellega, kuidas on inimesed juhitud. Eestis on 2022. aasta andmetel oma töösse pühendunud vaid 25% täiskohaga personalist ning pühendununa tunneb end ainult 1 inimene 10. Kui pühendumisest sõltub töötaja tõenäosus kogeda end kas hästi või läbipõlenuna, mis omakorda sõltub 70% ulatuses selle inimese juhist, siis meil Eestis ei ole mitte läbipõlemise ohtu, vaid oht on olla halvasti juhitud. 2021. aasta juunis ütles 74% töötajatest, et nad kogevad vähemalt mõnikord tööl läbipõlemist. Läbipõlemine on meie töökultuurides nii levinud, et tundub lausa vältimatu. Mõni võib tööl läbipõlemist isegi aumärgiks pidada. Ometi on Gallup avastanud, et on ka inimesi, kelle tõenäosus läbi põleda on sisuliselt 0. Selliseid inimesi ühendab 3 ühist joont. Esiteks, nagu juba ütlesin, nad on oma töösse pühendunud. Pühendunud töötajad tegutsevad eesmärgiga saavutada edu. Nad teavad, mida neilt oodatakse ja neil on olemas kõik, mida nad oma töö tegemiseks vajavad. Nende juht aitab neil töökoormust hallata, teha tõhusat koostööd ja näha selgelt seda, kuhu üheskoos liigutakse. Teiseks, neil on heaolu tunne. Töö ja eraelu tasakaalu otsimise ajad on möödas. Uus reaalsus nõuab seda, et suudame töö ja eraelu koos toimima panna. Nii et keskkond tööl toetab kodust elu ning keskkond kodus tööelu. Juhid, kellel on oma meeskonnaliikmetega siirad inimlikud suhted, saavad aidata töötajatel oma tööd paremini muu eluga sobitada ja väljakutsete ilmnemisel takistusi ületada. Kolmandaks, nende tugevusi hinnatakse. Kui kasutame oma loomulikke andeid ja teeme seda, mida kõige paremini oskame, sujub kõik ladusamalt. Aeg lendab, väljakutsed pakuvad põnevust ja saavutatakse erakordseid tulemusi. Üks inimene toimib paremini suheldes ja koos meeskonnaga probleeme lahendades, teine aga arvutustabeleid vaadates. Parimad juhid positsioneerivad iga meeskonnaliikme just nii, et nad saaksid veeta suurema osa oma ajast, rakendades oma loomuomaseid tugevusi. Seega, mida sa saad omalt poolt juhina ära teha? Esiteks, keskendu oma inimestele. Õpi neid tundma ning pange koos paika vastastikused ootused ja prioriteedid, et kõik teaksid, mida ja miks nad teevad. Teiseks, vabasta töötajad tarbetust stressist. Jälgi, et töötingimused soodustaksid töö tegemist ning töö ja eraelu koos toimimist ning kõrvalda takistused. Ja kolmandaks, aita inimestel tunda end väärtustatuna. Võimalda neil kasutada enda tugevaid külgi, küsi nende käest arvamust, tunnusta nende panust. Kui soovid vähendada läbipõlemist, tuleb teadlikult keskenduda teguritele, mis seda põhjustavad. Uurimuste kohaselt mõjutavad just need 5 tegurit läbipõlemist kõige rohkem. Esiteks, ebaõiglane kohtlemine tööl. Kui töötajad tunnevad, et neid koheldakse tööl ebaõiglaselt, kogevad nad 2,3 korda tõenäolisemat rasket läbipõlemist. Ebaõiglane kohtlemine võib tähendada kõike alates erapoolikust suhtumisest, mitte soosimisest ja kolleegide väärkohtlemisest kuni ebaõiglase tasu
ja organisatsiooni poliitikateni välja. Kui töötaja ei usalda oma juhti, kaastöötajaid või tippjuhtkonda, kaotab ta võime tööd südamega teha ja tööl pole tema jaoks enam sügavamat tähendust. Teiseks, töömaht on liiga suur. Spordipsühholoogias kasutatakse sellist väljendit nagu mentaalne vesiliiv, millega tähistatakse olukorda, kus halvad tulemused teevad sportlase mentaalselt jõuetuks, nii et tal on tunne, et tal ei käi jõud enam millestki üle. Selline olukord viib veelgi halvemate tulemusteni ja langenud enesekindlus kisub neid veelgi alla. Sama on ka tööpsühholoogias. Heade tulemustega töötaja võib väga kiiresti muutuda pessimistlikuks ja lootusetuks, kui tema ees seisab tööhulk, millest ta selgelt oma jõuga üle ei käi. Sellisel juhul töötaja ootab, et juht seisaks tema eest ning mõistaks, mida ta suudab ja mida ei suuda ära teha. Kolmandaks, rollid ei ole selged. Ainult 60% töötajatest ütleb, et nende tööülesanded on selged ja arusaadavad. Ülejäänud väidavad, et nad ei tea täpselt, mida neilt töö juures oodatakse. Juhi roll on jõuda personaliga kokkuleppele ootustes ja selles, mille eest keegi täpselt vastutab. Segane tööjaotus soodustab läbipõlemist. Neljandaks, puudub juhi toetus. Töötaja jaoks on ülitähtis tunda juhi toetust. Töötaja peab turvatunde kogemiseks teadma, et juht kuulab ja toetab, kui olukord on keeruline. Töötajad, kelle juht on toetav, kogevad läbipõlemist lausa 70% väiksema tõenäosusega. Ja viiendaks, põhjendamatu ajaline surve. Kui töötajatel on tööülesanneteks piisavalt aega, kogevad nad 70% väiksema tõenäosusega läbipõlemist. On ameteid, kus ajaline surve on paratamatus, näiteks parameedikud ja tuletõrjujad. Nendes valdkondades ongi läbipõlemise oht väga kõrge. Aga enamikus sektorites selline ajasurve tegelikult puudub ja tähtaegu loovad inimesed ise. Ebamõistlikud tähtajad tekitavad olukorra, kus töötaja ei saa oma ülesannetega tähtajaks hakkama, hilineb ka uue ülesande täitmisega ja stressinõiaring ongi avatud. Mida konkreetselt siis juhina ette võtta? Läbipõlemine ei ole paratamatus, mis tööeluga kaasas käib. Siin on sulle 6 soovitust, kuidas läbipõlemise ohtu vähendada. Esiteks, kuula ja märka oma inimesi. Kui see sulle elementaarne tundub, siis väga hea. Töötajad, kelle juht on alati valmis neid ära kuulama, põlevad läbi 62% väiksema tõenäosusega kui töötajad, kelle juht nende tööga seotud probleemidele tähelepanu ei pööra. Kui püüad töötajate vajadusi mõista, oled teinud esimese sammu nende toetamiseks. Töötajad tahavad tunda, et neist hoolitakse. Teiseks, soodusta meeskonnatööd. Kaastöötajad saavad läbipõlemise ohus kolleegidele sageli tuge pakkuda, sest tihti mõistavad nemad paremini kui juht, mis olukorras töötaja on ning mis täpselt talle stressi tekitab. See aga ei tähenda, et juht võiks olukorda lihtsalt pealt vaadata. Juhi ülesanne on luua õhkkond, kus meeskonnatöö on edukas ja inspireeriv. Inimesed aitavad üksteist ja kõigil on keegi, kes on valmis neid ära kuulama. Kolmandaks, arvesta kõigi arvamustega. Juht peaks aktiivselt koguma inimeste arvamusi ja ideid. Kui nad tunnevad, et nende arvamused on teretulnud ja nad tõesti saavad ise midagi muuta, tunnevad nad end olulistena ning võtavad oma töö ees suurema vastutuse. Nii väheneb automaatselt läbipõlemise oht, sest inimene tunneb, et tal on kontroll oma töö üle, mitte vastupidi. Aita inimestel leida nende töö jaoks sügavam mõte. Ideaalis ei käi keegi tööl ainult raha pärast. Igaüks sooviks tunda, et tema saab olla osa millestki suurest ja olulisest. Kui töötaja tunneb, et tema tegevus aitab kaasa millegi suurema saavutamisele, tekib tal missioonitunne. Juhina võiksid pidevalt kommunikeerida igapäevategevuste taga olevat suuremat missiooni ja eesmärki. Mõtle näiteks ehitajatele. On ju suur vahe, kas tema sisekõne ütleb: siin ma olen, valan hommikust õhtuni seda kuramuse betooni, või siin ma olen, loon sellele majale tugeva vundamendi ja seega maja tulevastele elanikele turvalisuse. Viiendaks, keskendu tagasiside andmisel, töötaja tugevustele ja arengule. Inimesed, kes saavad teha seda, mis neil kõige paremini välja tuleb, kogevad 57% tõenäosusega vähem läbipõlemist. Juhid saavutavad oma töötajatega parimaid tulemusi siis,
Kui nad suudavad tuvastada, mis kellelgi kõige paremini välja tuleb ning annavad neile ülesandeid, mis võimaldavad neil oma loomulikke andeid rakendada. Kui neid andeid omakorda edasi arendada, aitab see töötajail edule keskenduda, veelgi paremaid tulemusi saavutada ning läbipõlemise riski vähendada. 6. Võimalda puhkust. Uuringud näitavad, et taastumiseks nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil on optimaalne 10-päevane puhkus ning 7-10-päevane puhkus tekitab parema tunde lausa kuuks ajaks. Aga siinjuures on oluline, et uuringute järgi peavad stressi tekitavad olukorrad, tähtajalised ülesanded, kriitilised projektid olema lahendatud enne puhkust. Vastasel juhul tuleb alateadlik stress puhkusele kaasa ning läbipõlemise oht naaseb pärast puhkust kiiresti. Juht, kaitse töötajat läbipõlemise eest, aga ära unusta ka iseennast. Juhid, kes mõistavad läbipõlemise, tervise ja heaolu vahelisi seoseid, saavad töötajatele aidata targemini oma elu parantamatu stressiga tegeleda ning nende töö ja eraelu vahele tasakaalu luua. Kui nad seda suudavad, paranevad automaatselt ka inimeste produktiivsus ja tööle pühendumine. Ent töötajat kaitstes ei tohi unustada sa iseennast. Gallup leiab, et juhtide seas on läbipõlemine veel suurem. Juhid kogevad rohkem stressi ja läbipõlemist, halvemat töö ja eraelu tasakaalu ning halvemat füüsilist heaolu kui teised nende meeskonda kuuluvad inimesed. Heidame pilgu organisatsiooni juhi töökirjeldusele. Neil lasub kogu vastutus meeskonna juhtimise ja arendamise eest ning lisaks on neil väga palju ülesandeid, mida nad ei saa delegeerida. Nad on tavaliselt tohutult ülekoormatud. Kui juhid käivad minu koolitustel, saan neilt tihti tagasisideks. Kust küll võtta see aeg, et seda kõike rakendada? Räägin sellest, kuidas organisatsioonid saaksid toetada oma keskastme juhte läbi põlemast. Oma artiklis pealkirjaga Miks keskastme juht vajab tippjuhtide tuge. Sama nimeline audioartikkel on samuti mu podcastide nimekirjas. Kui aga soovid läbipõlemise ning selle vältimise võimaluste kohta rohkem teada saada, soovitan sulle ka oma koolitust positiivsuse dividendid. Olen sellesse koondanud väga põhjaliku materjali, mida igaüks saab rakendada ja mille rakendamine ei maksa mitte midagi, aga mille mitte kasutamine võib ajas minna väga kalliks maksma. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus. Tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.